Vaatame, kuidas lisada oma uurimistööle jooniseid, joonise pealkirju, tabeleid, tabeli pealkirju ning tekstisiseseid viiteid lisatud joonistele ja tabelitele. Võtame mu uurimustöös lahti mõne suvalise peatüki. Ma võtan siin näiteks esimene peatükk ning ütlen, et siin võib-olla selles alampeatükis 1.1 ma tahan rääkida näiteks banaanidest. Kirjutan siia ka mõne lause teksti, et mulle meeldivad banaanid. Ning nüüd tahakski lisada näitlikustamiseks siia ühe pildi mõnest banaanist. Juhul, kui me saame selle pildi internetist, peaksime lisama ka pildile viite, et kus me selle pildi saime. Kui me teeme foto ise, siis viidet tingimata vaja ei ole. Minul on nüüd üks selline pilt, mis viidet ei nõua, seega võin ma pildi lisada ilma viiteta. Pilte saame lisada ülevalt menüüst valides lisa ja pildid või siis lihtsalt kopeerides ja pastides. Et kopeerin pildi ja valin siit kleepesuvandid ja pilt. Pilt banaanist. Nüüd, kui ma kleebin selle pildi siia dokumenti, siis automaatselt pannakse seda nii-öelda tekstiga ühele reale. Ehk siis vaadake, tekst venitati siin laiaks ja siin on nüüd pilt ja kui ma teen seda pilti väiksemaks, siis ta asub tekstiga samal real. Tegelikult ma sooviks, et pilt ei oleks tekstiga samal real, vaid tekst oleks pildi kohal ja pildi all. Seega, et seda muuta, ma klikin korraks pildi peale ja siin üles paremasse nurka ilmub selline ikoon, mille nimi on küljendisuvandid. Klikin selle peal ja valin siit variandi, kus tekst on pildi kohal ja all. Loistan pildi õigesse kohta, kus ma soovisin see teksti alla. Teen võib natukene suuremaks. Nüüd ma soovin, et see pilt oleks joondatud lehe keskele. Ehk ma võin seda vaadata ka silma järgi, aga see ei oleks kõige täpsem variant. Ehk täpselt lehe keskele paigutamiseks valin ülevalt menüüst pildi vorming ja siit joonda ja joonda horisontaalselt keskele. Ja nüüd on pilt täpselt joondatud lehe keskele. Lisame ka pildile pealkirja. Pildi pealkirja lisamiseks kindlasti me ei trüki seda lihtsalt siia ise niimoodi suvaliselt, et pildi pealkiri, see päris nii ei käi, vaid pildi pealkirja lisamiseks klikime pildi peale, teeme siin parema kliki ning valime lisa pealdis. Nüüd pealdis vaatame kõigepealt, mis on meil kirjeldustekst. See peaks olema praegusel hetkel joonis. Meil on siin veel valikuid nagu figure ja pilt ja tabel. Et enamasti kasutatakse selliste piltide puhul valikut joonis. Kui seda valikut pole, siis me saame ka uue kirjeldusteksti ise luua. Vajutades nupule uus kirjeldustekst, kirjutame siia joonis ja okei. Ja meil on loodud kirjeldustekst joonis. Paigutus, jooniste pealkirjad paigutatakse jooniste alla, tabelite puhul näiteks paigutatakse pealkirjad tabeli kohale. Kuna praegusel juhul on tegu joonisega, siis paigutame selle pealkirja joonise valitud üksuse alla. Ära kaasa pealdise kirjeldusteksti, kui teil siin on linnuke, siis võtke see linnuke maha. Me tahame, et oleks ikkagi kirjas joonis 1 ning liigume siia pealdise kasti sisse, joonis 1 järele, paneme siia kooloni ning kirjutame, et see on banaan roosal taustal. Selline pildi pealkiri. Nüüd, kui pildi pealkiri on loodud, siis võib-olla selle teksti font ja värv ja suurus ei vasta päris meie soovile. Et pidades silmas ülejäänud uurimustöö teksti vormistamise nõudeid, siis võiks ka see pildi pealkirja stiil olla rohkem ühtne ülejäänud uurimustöö tekstiga. Ehk siis muudame fondi suurust 9 pealt 12 peale
ning ka värvi näiteks sinise pealt musta peale. Ta võiks võib-olla jääda kaldkirja, et ta natukene erineks tavatekstist, aga mis me saame nüüd teha, et me muudaksime ka pealdiste laadi nüüd selliseks, nagu sellel pildil on. Et selleks puhuks, kui me lisame siia mõne uue pildi, siis selle pildi pealdis on juba automaatselt samasugune nagu see, milleks me ta praegu muutsime. Ehk siis selekteerime selle joonis 1 pealdise, lähme siia laadide juurde, vajutame siia rohkem laade nupule ning pealdis teeme siin parema hiirekliki ning ütleme värskenda laad pealdis valikuga sobitamiseks. Nüüd edaspidi kõik pealdised, mis me lisame, on samas stiilis, nagu see siin joonis 1 puhul. Nüüd, kui me tahame tekstisisest viidet lisada sellele samale joonisele, siis seda me ei tee samuti jälle käsitsi, et nii, et mulle meeldivad banaanid ja siis siia sulgudesse vaata joonis 1. Et see on nüüd vale stiil, kuidas seda teha. Kustutame siit selle joonis 1 ära ja teeme selle viite automaatselt. Automaatselt viite tegemiseks valime ülevalt menüüst viited ja siit ristviide. Ja nüüd otsime välja, millist viitetüüpi me soovime kasutada. Me soovime kasutada pealkiri. Ei soovi, soovime kasutada joonis. Soovime kasutada joonis, me valime siit millisele pealdisele joonis 1, see on banaan roosal taustal ning lisatav viide, terve pealdis lisaks meile joonis 1 ja selle pealkirja, et valime siit võib-olla kirjeldustekst ja number, mis puhul jääb alles siis ainult joonis 1 ja valime lisa ja sule. Vaata joonis 1. Mis on sellise automaatse ristviite lisamise eelis on see, et kui me peaksime rohkem pilte lisama, näiteks ja joonis 1 ette veel mõne teise pildi, siis see joonis 1 muutub joonis 2 ja me saame ka automaatselt kõik need viited joonistele, need numbrid ära uuendada, et ka siin tekstisisene viide muutub automaatselt joonis 2.